tulemast Merle Tupperware kodusesse kokaklubisse. Sellel nädalal on Tupperwares leivanädal. Kas teate kõik seda laulu? Leib jahtub laual oodates teid. Me kõik armastame leiba. Me armastame seda osta poest, me armastame seda valmistada ise, aga tavaliselt me teeme seda rukkijahust, valmistame juuretisega või pärmiga, kuidas keegi on harjunud. Aga mina soovin täna teile rääkida, kuidas saab Tupperware kokaklubis teha väga lihtsalt ka selliseid erinevaid küpsetisi, kus ei kasuta ei rukki, nisu, odra ega kaerajahu. See tähendab gluteenivabasid. Ja selles mõttes on väga hea mul teile võimalus tutvustada erinevaid vorme, millega saab Tupperwares teha. Meil on olemas Ultra Pro vorm, millest me oleme ka eelnevalt rääkinud, aga täna soovin ma teile rääkida silikonvormist Kuningas. Kuningas on ju kuninglik nimi, aga ta on oma nime väärt. Silikonvorm Kuningas on Tupperware toodete sortimendis juba aegade algusest, täpselt samamoodi nagu meil on olemas silikonvorm Princess, mis on siis ümmargune vorm. Ja kas teate, et kui Princess ja Kuningas kokku panna, saab ideaalseid erinevaid torte valmistada. Nendest tahan ma kunagi teha teile täiesti eraldi laivi või koolituse. Veel parem, kui kirjutate sinna alla, kui te soovite just nimelt enda seltskonnaga töötuba, koolitust teha ja saame kokku. Saame kokku virtuaalselt teie seltskonnaga või saame kokku teie seltskonnaga teile sobivas kohas, arvestades hetkeolusid. Kõik on võimalik tegelikult. Nii, aga täna olete te külas minu kodus ja valmistame siis silikonvormiga Kuningas ka sellise huvitava leiva. Kõigepealt silikonvormidest olen ma rääkinud ka eelnevalt. Silikonvorm Kuningas on siis sellise mõnusa pikliku kujuga, mahult 1,5 liitrit. Ja mis on oluline teada? Nagu ikka silikonvormidega, esmalt see, et kõigepealt, kui te teda kasutama hakkate, teete teda külma veega üle ja asetate kas ahjurestile või siis lõikelauale, millega te tahate serveerida ja panna seejärel kuuma ahju. Alati lähevad silikonvormid kuuma ahju. Ahi, olge hea, kasutage maksimum 220 ja soovituslikult mitte pöördõhuga. Silikonvorm külma veega üle tehtuna pannakse restile ja läheb kuuma ahju. Ja kuna ta on niivõrd mõnusa kujuga, siis teate, ühest vormist on teile kindlasti vähe. Täna tegin ma teile just nimelt näidisena, siinsamas rätiku all on ootamas ja on veel paar toodet, mida teile näidata või valmistatud asja, mida saab kõike teha ühe korraga. Meil kõigil on kogu aeg kiire. Siin on silikonvorm, millel siis on hea valmistada kas tarretised, sest ta kannatab -25 kraadi külma. Te võite teha tarretised, te võite teha süldid, vormiroad, lasanjed, panna kihiti, pikkupidi ja siis täidis peale või lappida põhjapidi, teha erinevad soolased, magusad, kõik võimalikud. Jäätist saate siin samamoodi valmistada, aga meie valmistame täna selles silikonvormis sellist leiba nagu kiviaja leib. Paljud teist kindlasti teavad, kuidas seda leiba teha, aga tahan teile ikkagi täna ka rääkida, kuidas mina seda täna tegin. Ja ma loodan, et ka teil tekib huvi seda ka edaspidi teha. Sellel kuul on siis eripakkumises ka ja on ka kataloogis olemas meie uus Easy Speedy Chef, mis on 1,25 liitrit vahustaja, aga on ka väga hea kann, 1,25 liitrit, mis on lihtsalt segamiseks. Nii, Speedy Chefis on siis hea vahustada munad. Paneme kõigepealt munad. Kiviaja leiva tegemiseks läheb siis meil vaja 5 muna. 5 muna võite vahustada eraldi, sest muuseas mina vahustan üldjuhul kõikide kookide puhul. Muna valge eraldi, tugevaks vahuks, muna kollase. Segan kas siis kohupiimaga või mis mul täidiseks on ja lisan muna valge alati viimasena. Kõik koogid tulevad sel juhul väga kohevad. 5 muna on löödud siia vahustajasse ja nüüd Speedy Chefil on väga hea jälgida. Tal on 2 naga ja 1 selline osa. 2 naga paneme siis kinni, et ta fikseerib sitavalt ilusti kinni. Ta jääb siia 2 naga vahele
ja segame läbi. Praegu meil ei ole vaja teha tugevaks vahuks. Kui meil on selline kergem, siis me saame kiirust muuta. Me saame muuta ja reguleerida. Nii, segame muna ära. Ei lase teile praegu väga suure raginaga, sest see segab ära teie video vaatamise. Nii, muna on segatud. Nüüd võtame järgmise asjana. Võime kasutada ka seda kannu muuseas. Ainult need inimesed, kes on veebruaris Tupperwarega liitunud, saavad 1,25 milliliitrist segamiskannu osta erihinnaga. Nii, lisaks koosneb kiviaja leib siis erinevatest seemnetest. Nagu ma ütlesin, ei koosne ta jahust. Kasutan selleks meie supertoodet, meie Herbshopperit, milles siis hakin ükshaaval. Kõigepealt Kreeka pähkel. Kreeka pähkli puhul alati olge head, vaadake hoolega läbi, et ei oleks kooretükke. See on tõesti väga oluline. 100 grammi Kreeka pähkleid läheb Herbshopperisse. Lähtume seda enda poole, alati sirgelt, ei sooni siia sisse ja käsi peal. Ja kui on imelik käel, muuseas ma praegu kuulsin, sel juhul on tark üle vaadata, kas võis olla kooretükki. Nii, ja ongi üks tugev tükk sees. See on väga oluline, et te teete seda eraldi. Nii, lisame selle munale. 100 grammi Kreeka pähklit lisatud. Järgmisena lisame päevalilleseemned. Jälle 100 grammi. Kokku läheb teil 6 erinevat sorti seemned. Kui teil kõiki seemned ei ole, siis olge hea, jagage see 600 grammi erinevate nende seemnete vahel, mis teil olemas on. Nii, valmis. Natuke segame veel. Vaatame üle. Fikseerib ära liiga. Nii peeneks, kui te tahate, aga seemneleival on ju tore, kui on ka seemneid tunda. Nii, päevalilleseemned pandud. Järgmisena vaatame, mis meil siin on. Mõnusad kausid, eks ole. Mandlid. Palun väga. Mandlid. Ja mandlitel on täpselt samamoodi 100 grammi. Mandlijahu ei osta mina enam ammu poest, sest minul on olemas Herbshopper, millega on ideaalne just nimelt purustada kõik mandlid ise. Ja kuulete, ta läheb juba tihkeks, see tähendab, tekib juba jahu. Jälle lisame segule. Nii, järgmisena. Ja neid kausse ei ole kunagi liiga palju, eks ole? Nii, mina lisan kanepiseemned, kuna mul ei olnud olemas linaseemneid. Kanepiseemned on ka väga tervislikud, sisaldavad väga head kanepiõli, mis on tõesti väga kasulik. Nii, kanepiseemned lisatud. Kes armastavad muhuleiba, siis teavad, et kanepiseemned on just muhuleiva puhul ka need, mis selle imelise maitse teevad. Lisaks võtan kõrvitsaseemned. Retsepti panen ka pärast siia alla, aga teile teen ma üleskutse kirjutada kommentaaridesse, millist leiba armastate teie teha, kes teevad. Ja kui te veel ei ole teinud, siis võtke see julgus ja proovige, sest ise valmistatud on tõesti kõige parem. Nii. Kõrvitsaseemned pandud. Ja veel võib panna lisaks ka, mis mul siin kaasas on veel, mul on veel siin ka seesamiseemned. Seesamiseemneid võib panna sisse, aga võib ka panna pärast kaunistamiseks. Nii, seemned on tehtud. Väga lihtne, eks ole? Seemned on purustatud. Lisaks tuleb panna juurde 100 milliliitrit õli. 100 milliliitrit õli, nii nagu ikka, peab midagi juhtuma. Ja kasutan selleks meie köögikati anumat, millel on ka möödud peal, mis ideaalselt sobib ka selle sama mikserkannuga. Panen siia õli, 100 milliliitrit. Nii, 5 muna, 600 grammi erinevaid seemneid, 100 milliliitrit oliiviõli ja natuke soola.
on lihtne. Loomulikult on see, kui te kõik ise segate, just nimelt teile endale sobilikest seemnetest kõige parem. Nii, segame läbi, paneme ta jälle õigesti kinni. Nii, köögikati tõstame siia eemale. Nii, ja segu on valmis. Aitame veel kaabitsaga. Niisama lihtsalt võib teha sellesama Swedish Chefiga praegu vahustades, aga võime ka valmistada täpselt samamoodi meie vispliga, sest paljud leivategijad armastavad just seda visplit, kuna ta jääb taigna sisse püsti seisma. Ja ongi meie täidis valmis. Natuke panen siis linaseemneid ka sisse ja natuke läheb pärast, seesami, et ta tuleb selline mõnus sool veel juurde. Kas te teate, et igasse magusasse küpsetisse tuleb täpselt samamoodi sool panna? Soola jaoks kasutan siis Allegra pipraviskit, mille saab reguleerida erineva paksusega, tihedusega, kuidas te just soovite. Nii, ja mina kasutan alati Himalaja soola. Ja nüüd võtan selle sama silikonvormi ja valan selle leiva taigna siia sisse. Ja ahju, olenevalt siis nüüd teie ahjust, aga mina kasutan elektriahjus teda küpsetamiseks 30-40 minutit. Kas te teate, et silikonvormiga saab ideaalselt valmistada ka mikroonis? Sel juhul on teil vaja kasutada 1/3 aega. 1/3 aega, see on hästi oluline teada. Ja nüüd tõstate ta koos ahjuresti peale. Niisama lihtsalt. Teeme nii ja meil on leib valmis. Sellel nädalal ja sellel kuul on ka Tupperware leiva hoidjad eripakkumises. Palun väga, kiviaja leib täies hiilguses. Ja kasutame lõikamiseks kiviaja leival meie leivanuga, mis on ka eripakkumises, mis on katalogitoode, väga mõnus, sakiline, kõik sakilised noad, tal on minileivanuga, te võite lõigata liha, te võite lõigata köögivilju, ta on käepärane. Ja niisama mõnusalt tõstame selle praegu ära, siit natuke eemale, lõikelaua peal, lõikame meile sobivad viilud. Nii mitu